teile mõningaid laule. Alustame kõigepealt 2 lauluga teema kodu. Toomas Voll, Kodu ja pärast Uno Naissoo, Mu kodu. Meie oleme olnud siin nendes ruumides, väga distingueeritud sisustusega ruumides. Meile on pakutud väga hea kvaliteediga nii serveerimise kui ainete osas. Kvaliteet on väga hea. Ma rohkem ei räägi. Ja meil on olnud võimalus siin esiteks olla omavahel koos mõnusas vestluses, mida nii harva, nii suurel määral ei juhtu. Teiseks aga oleme meie kuulnud tohutul hulgal head muusikat, lootust andvate noorte poolt ja mõned nende hulgas on ka juba lootust täitnud, nagu me tänagi võisime nentida. Me oleme, kui me ringi vaatame natukene kahjuks päikene segab, siis me asume Stockholmi linna tähtsas tulipunktis. Siin on väga palju tähtsaid asutusi. Seal on Handelsbanken, kus ka eestlastel oli ja on midagi kaasa ütelda, Natsionaalmuuseum, moodne muuseum, kus kujutava kunstiteosed mitte üksi ei saa vaadata, vaid ka kuulata. Linnupuurad on ära viidud. Siis on edasi, teisele poole vaadates on riigipäev, kus Miljööerakond Rootsi riigi asju otsustab, sest nagu te teate, kaalumise juures ei ole alati pommid tähtsad, vaid kaalukeel. Seal on siis ka veel üks maja, kus peaminister pidi elama, aga peaminister elab hoopis kaugemal ja sõidab õhutee kohal. Aga jätame need asjad rahule. Meie see olemine on olnud palju vägevam ja suurem ja tõhusam, kui see praegu on. See on vana Tammsaare tõde, Vargamäel on ilusamad ajad möödas. Siin oli trio ja siin oli tühi ruum ja siin tantsid. Daamid nagu libikad hõljusid härrade tugevate kätte vahel, nagu nädalalehed oleks kirjutanud. Ja noored inimesed ei maksa mitte arvata, et meie ka kunagi noored ei oleks olnud. Kuigi võib-olla, ja see, kes meid siia tõi ja kes tantsu käima pani, oli Valter Tauri. Tema oli innustunud tantsu harrastaja. Ja tema oma järsu oleku ja võib-olla mõnikord natuke koomiliselt tunduva käitumise taga oli üks väga terava pea ja terava silma ja terava minaga kultuuriinimene. Sel ajal, kui siin poliitikud seisid vastastikku nagu sikud kurde peal
ma ei tea, kas siin mõni poliitik on veel, ei ole vist, siis tema asutas kultuurikoondise, kes vilistas poliitika peale ja hakkas harrastama kultuuri ja see kultuurikoondis on nüüd aastast 62 täiseni elanud ja kenasti elanud. Kui me aga nüüd mäletame kõik, mis see teinud on, ma ei hakka siin lugema, seda võib algul teha, siis on ikkagi nii, et kui on olnud heinatebu või rukkilõikus, siis tagantjärele kõige rohkem meelde jäävad need pühapäevad. Ja me võime öelda, et see oli või on meie kultuurikoondise pühapäev, mille eest me kõik tänulikud oleme.